Tere, olen Jaanus Järveküla, olen Stone & Crystal OÜ omanik. Et räägin teile siis, mis vahet on loodusehitusel ja mis asi on loodusehitus ja mis asi on üldehitus. Loodusehituse põhiprintsiip on see, et kõik materjalid tulevad otse loodusest ja ilma töötlemata. Me lisame sellele teisi looduslikke komponente, aga me ei töötle neid komponente keemiaga. Nii nagu ka siin praegu näha, savi tuleb maa seest, vesi tuleb ojast, puu metsast. Me väärtustame materjale, mis tulevad meie koduaia alt. Koduaia alt leiame maakivi, teeme sellest vundamendi, savist teeme seina. Heina kuivatame ära, purustame ära, teeme vastava segu. Ja liiv, teine väga oluline sideaine. Kõik see on olemas meie oma koduaia all. Ja niimoodi saame ehitada maast kasvava maja. Kui me tahame luua endale naturaalset keskkonda, saame kasutada ainult naturaalseid materjale. Ja see ongi kõige lühemat viisi rääkides loodusehitus. Materjalid otse loodusest ja töötlemata kujul. Materjalid, mille kohale toomine, kaevamine kannab endas lugu. Materjalid, mille seina, katusele, põrandasse, vundamenti, paigaldus kannab endas lugu. See ongi loodusehitus. Üldehitus on see, et materjalid tulevad nii ehk naa kõik loodusest. Aga üldehituse puhul on see oluline faktor, et neid materjale on eelnevalt töödeldud. Ja neid materjale on omavahel kombineeritud materjalidega, mis omavahel ei pruugi kulmineeruda. Näiteks kips ja tselluloos. Senikaua, kuni kips on maavara, on ta ülihea materjal. Kui me paneme sinna ümber tselluloosi ja kui ta õigetel niiskustingimustel läheb hallitama, tekib sinna väga mürgine hallitus, mis tekitab meis allergiaid, majad ei hinga piisavalt. Me paneme oma elamutesse kilet. Loodusehituses kilet kunagi ei panda. Kilet kunagi ei rakendata. Loodusehituses rakendatakse kindlaid printsiipe ja tehakse võimalikult piisavalt hingav, kuid samas soojapidav, naturaalne maja. Üldehitus mässib kõik kile sisse. Ventilatsioonid, kiled, niiskus juhitakse välja ainult läbi kindlate avade. Kindlates avades tuleb peale värske õhk. See ongi üldehitus. Ehk siis kõik see materjal, mida me näeme tavapoes ja mida me näeme ka igapäevaselt enda ümber, see on üldehitus. Aga see, mida me näeme praegult enda ümber, see kõik siin, see on loodusehitus.